Tere päevast! Aitäh, Jüri! See oli tõesti inspireeriv ka minu jaoks selline sissejuhatus ja suur au olla siin praegu teie ees ja kõikide siin viibivate kahjuks nii väheses hulgas inimeste ees. Ja mulle väga meeldis, et Jüri, olles ka ise seotud startup kogukonnaga, märkis ära sellist sõna, mida mina tahtsin ka välja tuua, ehk kiirendi. Mulle tundub ka, et Ida-Viru ei ole mitte mingil juhul muure laps. Ma isegi ei tahaks seda nimetada järelabistamist vajav piirkond. Vaid see on tegelikult ressurss, see on tegelikult osa meie riigist, millel on omaette taust, millel on omaette lugu, mis on ülimalt põnev tegelikult, kui te mõtlete selle peale. Ja mis veelgi rohkem, et mulle tundub, et me oleme selles õiglase ülemineku protsessis juba ammu olnud, sest kõik me teame kliimapoliitikast, me kõik teame, mis üldse toimub meil maakeral, me teame, mis on suured strateegilised eesmärgid meie riigil ja tegelikult nii kogu riik kui ka kogu maailm ja ka Ida-Viru on juba ammu liikunud sinna poole, et kuidas mitmekesistada oma ettevõtlusstruktuuri, kuidas tõhustada nii energeetika kui ka keemia valdkonda. Tegelikult on piirkonnas juba ammu avatud ja väga hästi töötavad ja toimivad kõrgtehnoloogilised ettevõtted, on robotid, on automatiseerimine, kõik on olemas. Lihtsalt tundub vahepeal minule, kui ma olen põlis-idavirulane, ise olen pärit Kohtla-Järvelt või Jõhvist, see oli kõik natuke segamini tol ajal, et mulle tundub, et me ise olles selles protsessis sees juba pikalt aega, tegelikult ei osanud seda märgata. Ja ma täna tahtsin natuke teile tuletada meelde, et on ülimalt oluline, et selleks, et keegi usuks meisse, me peame ka ise uskuma sellesse, mida me teeme. Me peame ise veel kord üle vaatama, mis meil on juba tehtud ja kuhu me tahame veel jõuda. Nii et keegi ei usu sinusse nii kaua, kuni sa ise ei hakka endasse uskuma. Ja enne, kui ma liikusin startup kogukonda, mul oli suur au, ma töötasin nii valla tasemel kui ka maakonna tasemel. Ja minu üks suurim ja esimeste üks suur projekt oli, me tegime Kiikla külas, see on Mäetekuse vallas, praegu see on suure Alutaguse valla osa. Me ehitasime väga unikaalse, innovatiivse küttesüsteemi. See töötab tegelikult, nagu me täna oskaksime rääkida, see töötab ringmajanduse printsiipil. Ehk need on seal olemasolev või selle maa all olemasolev juba praeguseks kinni pandud kaevandus. Need käigud täituvad veega ja me kasutasime seda vett, kuna ta asub kuskil 48 kuni 52 meetrit sügavusel. Ehk kujutage ette, et see on aastaringselt ühe ja sama temperatuuriga. Me kasutame seda nii nimetatud madala temperatuurilise kütteallikana. Ja küttame tegelikult terve Kiikla küla. Nii et ma arvan, et see on suurepärane näidis, mis sai teostatud juba arvatavasti peaaegu 20 aastat, 15 aastat tagasi, ammu. Et see juba oli olemas ja siiamaani perfektselt töötab. Aga mis ma nii hästi mäletan, et kui ma alles hakkasin selle projektiga tegelema, siis ka nii Keskkonnaministeerium kui ka KIK arvasid, et kas päriselt. Aga meil see on nii uudne, et meil isegi ei ole raamistiku, kuhu teid ära mahutada. Nii et tänu läbirääkimistele ministeeriumitele ja tänu sellele, et ministeeriumi inimesed said perfektselt aru, et see on tõesti üks võimalikest alternatiividest, me saime kõik väga edukalt ära teostatud. Või näiteks, kui arutada inimestega Ida-Viru tööstusaladest, siis tegelikult, kui nad alles alustasid, keegi ei uskunud, et kui võtta lapimaad, panna detailplaneeringud peale, siis kohe tulevad välisinvestorid ja hakkavad sinna tehased ehitama. Ma mäletan selle skeptitsismi, mis oli nii maakonna sees kui ka maakonnast väljaspool. Ja vaadake nüüd,
Põhimõtteliselt mõned piirkonnad Eestis meid kadestavadki, kui hästi see kõik tööle läinud ja kui head ja ägedad tööd on Teet Kuusmik ja tema meeskond on ära teinud. Või näiteks, kui te mõtlete samamoodi 15-20 aastat tagasi, kas te oskaksite arvata, et Ida-Virust saab olema üks populaarsematest turismi sihtkohaks? Kas te oleksite kuidagi mõelnud, et Kremli ööbikud oleksid linestatud või tehtud ikkagi Ida-Virus, mitte kuskil teises fantsimas kohas, vaid seal. Nii et siin on samamoodi, inimesed võtsid kätte, vahepeal need ei uskunud, nad tegid ära, eraalgatus, pärast riik ja kõik teised partnerid tulid appi ja näete, mis sellest sai. Nii et Kadri Jalonen ja kogu suur Ida-Viru turismiklaster töötab ju suurepäraselt ja absoluutselt juba eeskujuks tervele Eestile. Kui mina isiklikult avastasin kogemata, et on olemas selline asi nagu loomemajandus ja rääkisin sellest, tol ajal ma töötasin maavalitsuses ja rääkisin maavanemale, siis ma mäletan, kuidas maavanem, kui midagi selgitas, et ja siin tahab mingil konverentsil võtta sõna ka Jana, siis ta alati mainis, no Jana midagi räägib mingist uuest asjast, no mingid sokikudujad, kuulage ära. Nii et tegelikult kujutage ette, kui on kaevanduste keskel, keegi tuleb ja ütleb, et teate, me hakkame siin loomemajandust arendama. Noh, on ka palju nalja, et kõik arvasid, et see on mingi põllumajanduse osa. Aga see, et meil on võimalik arendada kunsti, disaini, IT-t, sellest me hakkasime rääkima alates aasta 2013. Oli palju, ma ise ka vahepeal juba ei uskunud, aga näete, see on üks üritustest, mis me tegime, need on loomemajandustööõhtud, et me lihtsalt inimesed tulid ja kuulasid, mis need üldse kunstnikud, disainerid, arhitektid, muusikud, moedisainid, mida nad üldse teevad, kuidas nad üldse raha teenivad, kas see on võimalik või kunst võib olla ainult hobi. Siis aastal 2016 me tegime tegelikult Eesti esimest venekeelset häkatoni. See on juba finaal, aga kokku osales seal ligikaudu 150 inimest. Ja ta siiamaani üks suurimatest. Nii et samamoodi, kui tuli see häkaton, siis meedia käis Narvas ja rääkis, mis te arvate, küsis nagu tänavate peal inimeste käest, mis te arvate, kas Ida-Virul on vaja häkatoni? Ja muidugi kõik meie inimesed ütlesid, vot. Nii et muidugi tol ajal me ei osanud isegi seda sõna, aga näete, nüüd meil on olemas ka muud asjad ja me liigume sinna uue majanduse poole. Või näiteks Viru filmifond. See oli esimene piirkondlik filmifond, mis sai asutatud Eestis. Ja ma panin siia 2 slaidi, et O2 ja Melchior olid filmitud osalised Ida-Virus. Nii et järgmine kord, kui te vaatate need filme, siis pidage meeles, et te näete Ida-Virut. Ja siis, kui tekkis idee, et kui me tegime juba loomemajandusõhtud ja rääkisime sellest igas konverentsil ja tekkis konkreetne kogukond, kellega me tegime tööd ja tegime igasugused projekte, siis jõudsime arusaamani, et arvatavasti mingisugust füüsilist kohta on vaja. Ja sellist füüsilist kohta, mis märgiks, et nüüd on uus aeg. Nüüd on juba, me oleme nii küpsed ise, et me teame, mis me võiksime teha ja me teame, millised teenused, tugiteenused ja millised ettevõtted me tahaksime siia Ida-Virusse. Ja tekkis sellise objekti kontseptsioon. Ja meelega panime selle nimetuseks objektiks. Mulle tundub, et see on hea koht, mis on selline nagu ehitusobjekt. Ta ei ole veel valmis, sest ta peab olema alati arengus. See ei ole koht, kus nagu püsivalt ja 10 aastat elaks keegi või toimetaks ja rendiks ruume. Vaid see on see koht, kus tulevad asjad, saavad küpseks ja lähevad ja arendavad ennast edasi kuskil mujal piirkonnas. Nii et objekt sai avatud eelmisel aastal jaanuaris, täpselt 1,5 kuud enne pandeemiat. Nii et me oleme super õnnelikud avamisel meil presidendiga ja pärast me rõõmsasti olime kinni. Aga ma loodan, et varsti saab jälle meie juurde külla tulla.
Ja siis me tegime igasugused innovatiivsed arendusprogrammid, mida tegelikult terve Eesti vaatas pealt ja osales. Teatrikus on esmakordne programm etendusasutuste jaoks, kus me rääkisime müügist, me rääkisime kaasaegsest teatrist ja meil osalesid harrastusteatrid üle Eesti. Võru, Valga, kõik. Creative Narva, see on moedisaini arendusprogramm, oli tehtud Narvas. Samamoodi, kogu geograafia oli üle Eesti ja finaali jõudis, me lootsime, et finaali jõuab 10 tiimi, jõudis 19. Ja tol ajal meil objekt veel ei olnud valmis, aga me olime Vaba Lavas ja Vaba Lava esmakordselt tegelikult ta oli ka vast avatud, Vaba Lava Narva. Siis esmakordselt nad tajusid, mis see tähendab, kui nende suure saali ära mahutada üle 350 inimest. Toole veel ei olnud nii palju, nii et inimesed seisid ja istusid teate selliste kartongist taburettide peal. Aga see näitas, et meie oskame teha selliseid asju, mis on tervele Eestile kadedusväärne. Siis meil toimusid e-spordiüritused. Siis me tegime lasteüritusi, kus me rääkisime neile programmeerimisest, me rääkisime animatsioonist ehk multimeediast. Me õpetasime teha need virtuaalreaalsuse lahendusi. Nad tegid igasugused videofilme ja kõike muu. Siis on objekti saanud ja meie kogu selles kogukonnas, mis objekti ümber või objekti sees on. Nüüd on see hea maamärk ja selline gravitatsiooni koht, kuhu saavad tulla teised innovatiivsed lahendused, näiteks HK Unicorn Squad ehk selline tehnoloogia huviring tüdrukutele. Nüüd need inimesed, kes on seotud või kes vahepeal käivad objektis, nemad on need, kes õpetavad tüdrukuid olla hästi julged tehnoloogias. Siis samamoodi needsamad poisid, kes kunagi osalesid meil häkatonidel ja teistes programmides, juba eelmisel aasta kevadel avasid ise oma programmeerimiskooli. Ehk noored ise õpetavad veel nooremaid. Selle, et valmistavad need ette tulevikuks. Tehnopol ehk kõige suurem ja kõige vanim Eesti startup inkubaator leidis ka koha seal samas Narvas ja arendavad oma programme ja viivad ellu üritusi ja kõik vajalikud tugistruktuurid tulevastele startupidele koha peal Narvas ja üleüldse terves Ida-Virus. Siis me kohtusime tervisevaldkonna startupidega. Siis objekt ja kogu meie kogukond on hästi tugevasti kaasatud ka Station Narva üritustele ja meie vastutame just loomemajanduse või selle äripäeva eest, mis toimub Station Narva raames. Ja muidugi ma ei saa mainimata jätta sellist nagu kõige ägedamat ja suuremat projekti, kus on rahvusvaheline case, nüüd kolitakse Ida-Virusse. Ma elasin hästi lähedal sellele majale, mis siin on, võib-olla mingi 500 meetrit, nii et mul on nii ülvalt hea meel, et see koloss tegelikult, mis vahepeal tähendas minu jaoks mingi sellist igivana struktuuri, mida ma üldse kunagi eriti ei saanud aru, sest ta juba, kui ma olin veel väike, siis ta juba eriti ei töötanud, sest kogu telekomi tehnoloogia muutus. Et nüüd see saab sellist ägedat elu ja hakkab jällegi märkima, et see on meie tulevik. Aga ongi, et me oleme ju ära teinud nii palju, nii teie kui ka meie ja meie kõik koos. Aga nüüd märkame, kus me saame veel üksteist aidata. Ja Ida-Viru on osa Eestist. Ja nüüd meil on õiglase ülemineku meetmed, mis on veel natuke kohendavad. Ja ma loodan, nad on kohendavad selles ulatuses, et me saame vaadata, millised võimalused on täna teistes piirkondades ja pealinna piirkonnas. Ja miks need ei ole veel edukalt kasutatud Ida-Virus? Kus on need käärid? Mis me selle teekonnal unustame adapteerida või kohendada, et me saaksime edukalt need samad tööriistu kasutada ka Ida-Virus. Näiteks panka laenud. Kui õiglase ülemineku projektist te saate 1 miljoni ja peate kõrvale panema kas 1 miljoni või 500 000, nagu meil oli seda objektis, siis pankad ei anna teile laenu. See on praegu tänapäevane reaalsus.
mõelgem selle peale, mis saab sellega teha. Ja Ida-Viru on osa suurest maailmast. Vaatame suurema pilguga, et selle suure horisonti ja perspektiive, mis on need parimad case'id, mida me võib-olla kindlasti peame adapteerima, kindlasti läbi mõtestama ja proovime üle viia, nagu see sama programmeerimiskool, mis nüüd varsti tuleb, üle viia piirkonda. Ei saa kõige copy-paste'ida, aga kõige saab läbi mõtestatud ikkagi juurutada, kui on parimad praktikat. Ja Ida-Viru arenguplatvormiks kindlasti on mitmekesine ja koos toimiv ettevõtlus. Siin kindlasti me peame mõtlema, et kuidas suurte ja praegu kogu struktuuri põhimõtteliselt juhtivatel ettevõtetel, et neil jääks võimalust edasi areneda, kui neil on võimalus investeerida ja tuua 8 miljardit. Miks me peame nendest loobuma? Ei tohi. Aga samas, kui saaks väike ettevõtlus, saaksid startupid ja kogu see paindlikkus moment ettevõtlusstruktuuris, kuidas see saaks edukalt areneda ja kindlasti koostöös ka suuremate tegijatega, nii piirkonnas kui ka piirkonnast väljaspool. Aga kogu Ida-Viru, nagu ka igal pool mujal, arengu võtiks on ikkagi kohalik inimene. Ja ma panin sellist, mõtlesin eile, et see on nii hea, kui meil oleks fookuses kohalik inimene ja selline wannabe kohalik, ehk need, kellel on potentsiaali ja huvi kolida Ida-Virusse. Et kuidas me saaksime neid toetada, nende arengud, nende isiklikku arengut, pakkuda neile perspektiivi, et neil on võimalused siin piirkonnas, et nad saavad siin areneda, nad ei pea ära minema. Või isegi kui nad lähevad, neil on alati võimalus tagasi tulla, sest nad leiavad endale siin enesearengu võimalust. Ja need on meie noored ja see on veel välja ehitamata ruum, kus me tegime Ida-Viru kaasaegse kunstigaleriid, mille kuraatoriks oli Eduard Zentšik. Minu arust see on nii äge, kui energeetika ja raske tööstuse juttude keskel me tegelikult näeme, et meil on noored, kes teevad muusikat. Eelmisel aastal noorte muusikabändide konkursil võitis kes? Tiim muidugi Ida-Virust ja väga lahe UJ tiim, nii et kindlasti soovitan Spotify's neid üle leida. Nii et see kõik on olemas, piirkond on väga mitmekesine, on suure potentsiaaliga, aga tundub, et me peame ise sellesse uskuma. Ja muidugi ma saan aru, et arengukütteks on ressurss, mida toob õiglase ülemineku fond. Numbrid on sellised, nagu nad on, aga tegelikult kuhu me saaksime koos pürgida ja koostöös alates tänasest ja kõik teised päevad ja millel on veel võimalik, et need meetmed kohendada. Et oluline, et need rahad, mis praegu pakutakse, kuidas me suudame need niimoodi investeerida ja niimoodi kasutada, et see kindlasti 10-kordistuks, 20-kordistuks või kui startupidest rääkida, siis tegelikult me peame kasvama alates 400% aastas. Nii et proovime selle peale mõelda, et mis oleks see hea võti, kui me kasutame 1 miljoni ja selle peale tuleb mujalt 100 miljonit, 1 miljard. Oleks ju hea ambitsioon, millest kinni võtta täna. Ja ma täitsa usun, et Ida-Viru on iseenesest väärtuspakkuv, Eesti väärtuspakkumus, sest lihtsalt võib-olla me ei osanud vahepeal aru saada, mis seal maakonnas toimub ja me ise võib-olla ei osanud sellest hästi rääkida. Aga ma tänan teid. Nii, Jüri. Aitäh, Jaana Butkovskaja tüdruk Kohtla-Järvelt, kes on Eesti üks minu meelest andekamaid iduettevõtluse promootorid, kui nii öelda. Aitäh. Mis sind siis veab? Mis sind tõukab? What drives you inglise keeles? Sa tõid siin nii palju tõlgitud väljendeid. Tead, see nii vahva, et sellist küsimust alati küsivad, et mis on see minu kütte. Ma arvan, et see ongi see kütte, et kui ma tegelikult kunagi avastasin, et lisaks sellele, et mulle meeldib asju kohe teha, nii kui tekib idee, nagu sa tead startupides, fail fast ja ma kohe hakkan tegema. Kas usuvad või usu, kas ma ise väga usun, see ka on alati küsitav, aga ma kohe proovin ära. Aga mis ma avastasin, et kui ma pärast istun, ma ei tea, kas kirjutan sotsmeedias midagi või kirjutan aruande. Mulle tegelikult hakkas meeldima aruanded kirjutada.
Sest siis ma saan aru, et appi ühe kuu sisse või ühe päeva sisse suudab nii palju erinevaid asju ära mahutada. Ja vot see vist drive'ib ja kui pärast inimesed tulevad ja ütlevad, et sa mäletad, seal oli selline üritus, siis me saime seal niimoodi kokku, siis me saame seal teiste inimestega kokku ja nüüd näed, meil on siin miljoniline käive. No vot, see on see, mille nimel ma arvan, me kõik siin töötame. Tead, üks huvitav asi, eelmine kord, kui oli majanduslangus suurelt järsku 2008, 2009, 2010, siis lääne analüütikud vaatasid numbreid ja imestasid, miks see juhtus ja mis meid sellest välja toob. Tänaseks me näeme, et tõesti ruttu tuli välja, vähemalt Eestis. Ja see järeldus oli sellist nagu klimaatilist laadi. Kui üks ilusamaid legende, miks dinosaurused välja surid, aga hiired jäid ellu, oli see, et kuhugi Mehhikosse kukkus asteroid. Maakera kliima muutus nii palju, et kõik suured loomad ja kõik see elanikud, kõik keskkonnaga kohanenud, kõik sõid kõrgelt ja üksteist ja olid suured. Ja kõik nad pärast kliimamuutust muutusid ise fossiilideks, samal ajal hiired jäid ellu. Ja siis nüüd seal 2008-2009 ennustati, et ilmselt selles majandusmuutuses kõige suuremad ei pruugi ellu jääda, aga fitness, eks ole, kõige fitimad, ehk siis kõige paremas vormis või kõige paindlikumad, need jäävad ellu. Mis sa praegu näed, kes meil Ida-Virus siis fitness sektor on ja kes on need dinosaurused? Ma arvan, see tegelikult on ülimalt hea võrdlus, sest tõesti kliima minu arust praegu on väga suureks veduriks ka praegusest kriisist väljumiseks ja kogu tehnoloogia arengu jaoks. Sest rahvusvahelisel tasemel kokku lepitud kliimapoliitika asjad, tegelikult kui nad väiksemad on tegelikult, võib-olla ongi sellised nagu fitimad, nagu sina ütled, või nad on nagu, nad panevad iseenda jaoks, teevad nagu suuremad ambitsioonid, panevad suuremad eesmärgid. Vahepeal me kirume selle osas, nagu miks meie riik pani nii ranged nõudmised. Aga tegelikult see paneb meid natuke teistmoodi ja kiiremini liikuma ja teiste väiksematega koostööd tegema või rahvusvaheliselt koheselt koostööd tegema. Ja see viib tegelikult selle, et me õpime koostööd, me õpime õppida paremini ja me õpime arendama paremini. Nii et minu arust on praegu Ida-Viru võti ongi inimesed ja see tähendab seda, et nende haridus, nende tehnoloogiline taipikus on seal olemas. Nüüd me peame seda nagu kiiremas korras uuendama. Me peame neile andma kõik võimalused, et nendest saaksid need uued Davidid, kes saaksid koljafilet kiviga teha. Aitäh, Jana Butkovskaja. Kuuleme kodus ja ekraanide taga valjusid aplause. Järgmiseks kutsun lavale tänase päeva peategelase Ivan Sergejevi Rahandusministeeriumist. Ivan hakkab teile kohe lahti seletama õiglase ülemineku sekkumisloogikat.